tahaks süüa ikkagi ka tervislikult ja selleks on meil appi kutsutud absoluutselt ainuõige inimene, see on Monika, kes nüüd tuleb meie juurde, ma kohe eemaldun. Tere hommikust, Monika! Monika toob alati lisaks teadmistele toitumisalastele ka erakordset energiat. Ma loodan, et täna ei ole asi teisiti. Ei ole. Väga tore. Kas mina võin kapsast hakata hakkima juba, kui see kapsast siin peal... kapsast sööma hakata juba, kui seda... No põhimõtteliselt ma võin ka kapsast... Mulle tegelikult kapsast meeldib kapsas. Jõudu tööle. Aga võin hakata lõikama või? Põhimõtteliselt võid ja tegelikult ma ütleks kohe ära ühe sellise hea nipi. Kui me tahame, et meie veresuhkur oleks stabiilsem ehk siis vähem isusid ja et seedesüsteem toimiks paremini, siis iga kord, kui süüa teete, hakka juba vaikselt värskeid asju, salatit, juurvili juba snäkkima. See valmistab seedesüsteemi ette. No nii, tead, kuidas Katrin valmistab oma seedesüsteemi igal hommikul ette? Ära seda Moonikule. Espresso ja šokolaad või? Täpselt, kohvi ja šokolaad. Mida sina selle kohta ütled? Suurepärane. Väga hea, tubli oled. Mina mõtlesin, et sa praegu tahtsid, et tegelikult tead, et kõik hullem asi, mis üldse teha saad. Ma teadsin. Tühja kõhu peale ärge kohvi jooge, sest tead, mis see teeb? See tõstab sinu stressihormooni lakke, ehk siis sa tahad pärast veel rohkem jura süüa, närvid on terve päev läbi. Sellepärast sa oledki nii närviline, Katrin. Eriti naistel. Okei, nii, teeme süüa. Me teeme nüüd sellist asja. Me teeme kiire elustili juures lihtsat ja tervislikku salatit. Nii, on ju? Kuule, aga kauss on meil või? Kohe saad. Kõigepealt sina lõika ja kui ei ole aega lõigata, teeme siis üldse tehke või? Rebige seda salatit. Mulle meeldib praegu lõigata, ma lõikan. Ja meil on siin tomatid, sa võid kasutada kirstomateid, sa ei pea neid, kui sul on kiire, sa ei pea üldse neid lõikama, sa viskad need ka kaussi lihtsalt, on ju. Ja mul on siin kurk, me teeme sellist Caesari salatit, hops mingi sõberake jaks lendama. Tuli salatis. Ehk siis meil on salat, meil on kurk, meil on tomat, aga sa võid ise panna, kui tomatit ei taha, paned kurgi ja vastupidi, kui tahad ise idusid juurde. On ju just, ma tean, et sa väga tahad neid idusid. Ma olen väga suur idusõber, kas me teeme hommikusööki või vahet ei ole otseselt? See võib olla, see on pigem õhtusöök ja see võib olla nii, et tervele perele. Mul on siin tegelikult üks suur kauss kaasast, ma tahan kastme ära segada. Kõige hullem asi on see, kui sul on salat ja sul on mega väike törts kastet ja siis seda lõpuni ei jõua. See rikub tuju ära. Just nii, ehk siis tada! Paneme siia nüüd, aga pane nüüd nii, et pane üks kogus, ära liiga palju pane. Ma paluksin, et samal ajal, kui Katrin siin meisterlikult seda teeb, et sa selgitaksid, miks sa sellise toiduvaliku tegid täna, kellele, miks, kas neile, kes üritavad tervislikuks hakata, neile, kes tahavad toituda nii, et kuidagi see oleks õige, et miks sa sellise valiku tegid? Esiteks on... Korraks segan, ei koori. Ei koori lõika siit ja lihtsalt mõned tükid. Mõtled, sa teed ise endale ühte salatit. Valmis. Täna, on ju? Jah, kus juures fun fact, kui sul ei ole aega süüa teha, mina saadan kalli mehe tööle vahest terve kurgiga. Sest ta natuke valib mul neid värskeid asju. Välja arvatud täna hommik just kirjutasid, kus Caesari kaste on. Aga ma tõin teile selle, et see on tegelikult tervisliku kaalulangetuse õhtusöök, aga see sobib tegelikult tervele perele, nii et proovige. Kaste ühes kohas, salat teises kohas ja kas kana, lõhe, krevetid omaenda valikus kolmas kohas. Ehk siis meil on täistera, meil on salat juurviljad ja valguallikas, on ju. Aga ma näitan teile, kuidas seda kiiret lihtsalt teha, sest te saate aru, mis siin toimub. Nii, kui sa tahad, sa võid tomateid ka lõigata pooleks, kui tahad. Kindel, lõika ole ja pooleks, sul nii hästi tuleb välja. Tee, võt nii, täpselt. Just. Aitäh, Katrin. Kui on kiire õhtu, oled väsinud, võta suur kauss, rebi siia sisse, viskad kurgikesed või tomatid tervenisti sisse, kui just ei vaata. Ja siis, mis me veel teeme? Mina võtaks kana. Saage tuttavaks kana. Enam ei kaaguta. Paneme siia. Ma võtsin, et nagu veenem oleks selle muna ka kaas, aga põhimõtteliselt muna ei pea tegema. Sest mõnes kohas on vaata Caesari salat munaga ja miks mitte, on ju. Et muna võib-olla ka ei pea, sa võid lihtsalt ka kana ära praadida. Nii kaua, kui ta lõikab. Ta läheb aega veel. Ma rääkigen. Ja nipp on ka niimoodi. Tee suurem koguseid krütoone valmis, kus juures see on, teate, mis asi või? Mitmeviljapehmik, oliiviõli ja siis ma panin siia küüslauku ja näiteks basiilikut, oreganot, et süke Itaalia maitseks. Tahad maitsta või? Tahad krõbistada? See on minu panus. Ülihead snäkid ka. Me teeme alati rohkem, laps saab ka neid näride pärast. Ja mees ka. Ongi väga hea. On ju ja, see on nagu krõpsuteest. Ehk siis mitmeviljapehmik, täisteravili, suurepärane. See läheb siis peale. Siin on meil siis sees valguallikas, salat juurviljad. Nii, nüüd võtame selle kastme. Kes teist segada tahab? Juhan segab nüüd. Mis selle kastme sees oli? See on tegelikult poe Caesari kaste, aga mul on siuke nipp, et kuna
ma segan seda pooleldi veega, poole vähem kaloreid, aga maitse säilib ja mina kasutasin Eesti tootja oma, sest seal on kõige vähem jura sees, aga kes tahab veel tervislikumat ja kui sul on aega, muidugi tee Kreeka jogurtiga, pane ChatGPT-sse sisse, küsi, kuidas tervislikku kastet teha, et ütleb sulle ilusti, on ju. Aga kui ei ole aega, siis meie esimene punkt on hakata toituma, on ju, mitte minna ekstra super öko tasemele. Ja tahaks süüa. Just, et kui homseks on närvid läbi, on ju. Teeme nii, et alustame lihtsalt. Aga veega jah, ikkagi, et natukene... Jaa, sest on ülipaks muidu. On küll, jah. Et kui ma seda vaatasin hommikul, siis seda ikka annab siit. Vaata kui ilus. Ja läks päris kiiresti siia, tundub, et peaaegu kogu selle meie kraamiga... Väga hästi, hästi segatud. Ta ilusti, sellepärast ma võtsin selle suure kausi. Nii, ja nüüd, et see kõik nagu ilusaks ka teha, lähme siia välja. Võtan teised asjad eest ära. Just, sul on au. Palun. Ei, võt seda au küll. Mis on kõige hullem asi, mis juhtuda saab, see kukub põrandale, noh. No minu puhul ei oleks... See võibki juhtuda. Ei ole ka see välistatud. Palun vaadake, kõik inimesed, kes arvavad, et tervislik kaalulangetus tähendab enese näljotamist. Oleksin just selleni... inimese poolt? Oota, see pole veel kõik. Ma just tahtsin jõuda selle piitsutamise ja näljutamiseni, kuna me ju räägime täna ikkagi uuest aastast, uusaasta lubadustest, võib-olla ja tervislikust toitumisest. Check this out. Next level. No, see on ikka lahkelt juba. Kas te saate aru, et see on tervisliku kaalulangetuse keskmise Eesti naise õhtusöögi kogus? Tõsi ka või? Palju õnne teile. Kui ma mehele välja kaalun, seda vaatab mulle otsa, küsib päriselt. See on naise jaoks, aga Juhan võib süüa 2 korda rohkem või? Põhimõtteliselt ta peaks sööma, jah. Head isu on ju. Tervislik toit on volüümirikas, seda saab mega palju süüa, aga esimene nädal võib tunduda, et toit on nii palju, kui aeg närima on ju. Kellele ei meeldiks süüa, palun öelge, kellele süüa päriselt ei meeldi. Meile kõigile meeldib. Ja pärast seda esimest nädalat sa tahad seda süüa. Sa naudid, et sa istud maha, su mootor, kõik töötab, sa tahad süüa. Teate, kui hea on seda närida või? Ja mulle meeldis kõige rohkem see, kogu selle asja juures, see, kui vabalt seda võib tõesti võtta, et kui ei ole aega hakkida nii, et hing haige, siis lihtsalt võtke natuke vabamalt, eks rebige salatit, purustage. Selles on ka oma selline vabanemise tunne. Kuna aga ma ei hakka nendes uusaasta lubadustest liiga palju rääkima, sest võib-olla saad siin toitumisnõustaja treenerina ütled, et üldse kõige jubedam asi, mida teha, anda mingi selline lubadus, et kas sellel on mõtet, aga mis siis on see nagu A ja O, millest ikkagi lähtuda võiks, kui me tahame ajada selja sirgu ja mõelda, et ma proovin sel aastal natuke paremini. Jumala head sõnad sul, ära proovi, vaid tee. Juba läkski valesti. Hommikul, kui sa üles ärkad, ma hakkan tegelema toitumisega, see juba kõlab nagu, mul on ekstra koormus õlal ja nüüd ma hakkan tassima mingit uut stressorit endaga kaasa. Mul on mingi paanika mõte kogu aeg. Siis peab trenni ka minema, pekki ma ei tea, mis seal teha. Nii, aga mina sööngi nüüd niimoodi. Mina olengi sportlik. Mina lähen 3 korda nädalas trenni ja mina söön tervislikult. Ja tervislik toit ei tähenda seda, et kõik toidud on nüüd gurmee kokkade poolt tehtud, 4 erinevad, vaid võta omale näiteks 1 lõuna terveks nädalaks. Mul on seekord täistera makaronid juurviljadega. Õhtusöök näiteks seesama iga päev. Küll üle viskab lõpuks. Ja ma mõtlesingi igav hakkab 3. päeval. Noh, siis muudad ära. On olemas online'is küll erinevaid kohti, kus saab retsepte. Mul on endal raamat, mul on endal ka online'is, kus sa saad igast erinevaid ideid retsepte. Lihtsalt Google'da, tuleb ka välja, küsi ChatGPT-lt, kuule tee tervislikumaks. Lihtne! On ju, 4 toitu nädal aega sööd, kui viskab üle, vahetad välja ja korras. Hakkad sööma. Küsisin nii palju küsimusi. On ju, ma küsin nüüd ikkagi hommikul kohta. Ehk et kui ma olen juba aastaid nagu halvemini, siis hommikuid alustanud selle sama kohviga, siin on piima ka peale, eks šokolaadiga. Võtan lihtsalt 2 ampsu ette. Söö ette, vaata. Teed mulle siiski ei meeldi. Näiteks, kas sulle meeldiks? Kohvi on okei, 2 kohvi päevas, jumala okei, aga ära võtta tühja kõhu peale. Ehk siis võta näiteks 2 viilurukipala, 1 muna, kui ei ole aega, võta näiteks mingi liha või lõhe ja tomat, kurk, söö see ära ja sinna kõrvale võtta kohvi. Ja plaan. Katrin, maitse korra salatit ole ja ma küsin veel ühe küsimuse, et päeva, et toidukorrad, et neid õigesti jagada, et kas siis õhtusöök, ma ütlen, et see on kerge, aga et milliseid vigu, kas ta peakski olema siis kergem, et mitte kell 7 õhtul kuidagi... Ärge muretsege. Tead, ma ütlen ausalt, esimene tase on hakake sööma, unustage ära, mis kell ma söön, kuidas, mis vahe, see on see, mis teeb meie pead katki. Just, ja ma ei tahagi, ma ei suudaks nii mõelda kunagi söömisest, sellest ma küsin. Kui sa oled aktiivne, söö 4 toidukorda, kui seda tundub algus palju, söö 3 ja korralikult täistera, salat, juurviljad ja valguallikas korras. Iga jumala toidukord. Alustad 3 toidukorrast, umbes paari nädala pärast tahad järsku 4 võtta, sest mootor töötab, sa tahad süüa veel ja sa näed iga reede tulemusi. See on päris see salat.
Monika, me ootame sind tagasi, sest hommikud sinuga tõmbavad korralikult käima kõige paremas mõttes. Aitäh sulle ja nüüd me koos, muide, kallid sõbrad, vaatame kraadiklaasi termomeetri pilte, sest vaatajad on juba usinalt tegutsenud. Ma ei tea, kas pildid tehtud päris täna hommikul. Ei ole. Mis see on? 21.30 on see hoopis. See on Kiili vallas. Jah, Kiili vallas. 20, mis see on? Ei, ta näitab kell 21.30, aga ma ei näinudki. -22,6. Seda ma näen, jah. Näete ikka, jah? Äkki oli siis 21,3 kraadi, mitte kell 21.30. Katsuks nüüd aru saada. Kas seal oli 20? Aga minu silm lihtsalt ei seletanud. Andke see mulle andeks. Teie saatke usinalt pilte televisioon@trr.ee. Me näitame neid kõigile. Monika salat on valmis saanud. Aitäh veel kord. Katrin jääb sööma ja Liisbet paiskub eetrisse esimeste uudistega.